kuulama Eesti meistrivõistluste meespaaris mingit finaali. Minu kõrval on korvpee Rein Limme, kes kahjuks siis esimest või seekord finaali ei jõudnud. Räägi natukene, Rein, võib-olla kuidas teil Manturoviga läks, te mängisite Vainula ja Lušini vastu, eks ole? Okei, tere ka minu poolt. Jah, poolfinaal on mängitud ja ma arvan, et meie jäime küll väga rahule, sest hakata vastu Eesti koondislastele minu arust on super, et mis siis veel tahta. Et ega siis see võit oleks olnud ka natuke imelik, kuigi see lähedal oli, nii et 6-9 kaotusseisust oleks võinud tulla võidu juhtisime 9-6 neljandas, kuid siiski läks mäng ära, aga hea on just sellepärast, et meie vabariigi koondislased peavad just andma nagu maksimumi, et võita, et sellepärast see on väga hea ja arvatavasti me mängime veel aastaid edasi. Aga praegu siis võime tulla siia finaalmängu juurde. Lušin ja Vainula esimese seti võitsid kindlalt, nüüd on 9-3 kaotusseisus ja vastu mängivad Libene ja Sirel. Ja mulle tundus just, et poolfinaalis nagu Lušin oli see ebamugavam vastane teile kui Vainula. Lušin jälle segas seda mängu korralikult. Ta segab muidugi, see on selge, aga meie jaoks, kes me oleme juba hästi vanad mängijad, et meie jaoks oli kindlasti kergem nende vastu poolfinaalis mängida kui kiiremate noorte poiste vastu, et me hakkasime ilusti vastu ja see oli hea. Aga loomulikult see Lušin Vainula selline kombinatsioon, ründemäng ja kaitsemäng ja neid on varemgi olnud Euroopas, maailmas ja on võidetud medaleid, nii et siin pole nagu üllatust midagi, et kõik oleneb sellest, millise taktikaga kaitsemängija mängib, et ta peab ka olema valmis igat palli ründama ja puhtalt kaitseseis olla ja praegu seda näha ongi, et ega Lušin eriti lõigatuid palle väga palju ei anna, et ikka püüab esimesel võimalusel ikka topsi tõmmata. Jah, ja tundub, et Lušini topsid on nagu aja jooksul ka läinud teravamaks ka, et selles mõttes ei ole enam sellised kõrged tõsted või sellised no nagu praegu paarismängus ta ei saa hästi paaris palli omale ette, et üksikmängus küll võib nii öelda, aga paarismängus on tal põhiline ülesanne ikkagi lihtsalt, et alustada, et mitte anda lõigatud palli tagasi, sest muidu vastane tõmbab Vainula peale kohe kiire topsi, mida tal on väga raske vastu võtta, et sellepärast taktikaliselt nad praegu mängivad päris õieti. Siin nüüd nägime, et Lušin läks kohe alustama. Ma arvan ka. Kohe esimene võimalus kergelt tõmbab ja Libene ei tohiks küll eksida, Eesti koondislane ikkagi, aga sellise lihtsa palliga ikkagi eksis. Ja Libene mängib siis oluliselt sunnil Sireliga, sest et ei ole veel keegi kindlalt, kes Smirnov üldse jõuab täna võistlustele kohale, et eile sõitis ta siit otse kiiruga lennuki peale ja praegu veel minu kätte infot ei ole jõudnud, et kas... Käib igasuguseid jutte, mina olen kuulnud hoopis, et ta ei sõitnudki ära, et igasuguseid jutte liigub siin ringi, eks me siis varsti näeme, kas ta käis siis või ei käinud ära. Nii, ja nüüd 4-0 on siis Vainula Lušin juhtima läinud. Jah, paistab, et see asetus sobib neile paremini. Et Sirel ilma asjata üldse praegu teravalt nagu Lušini topsidele jätkab, et ta peaks lihtsalt selle peale panema. Natuke riskantselt mängib, see ei ole vaja, sest Lušin on kaugel. Et tal ei oleks vaja nii väga igat palli väga teravalt mängida. 6-0 esimene rätikupaus, siis räägi natuke sellest rätikupausist, et juba mängude alguses hakatakse kuivatama, et kas tõesti siis, kas see on selline ajaviitmise variant jah, või? Jah, ta on kindlasti ajaviitmise ja teiseks psühholoogiliselt ikkagi väike selline omavahel väike jutustus jälle, mis teha ja nii edasi, et see on rohkem selline psühholoogiline nipp ka, et ega seda igi palju ei ole, et meil poolfinaalis seal mul ei saanud isegi särk eriti märjaks, et ega need punktid nüüd nii rasked ka ei ole, aga jah, ta on taktikaline mäng rohkem. Ja Sirel eksib jälle tagant ka. Ja Sirel praegu seda setti mängib väga. Tundub jah, et 3 Eesti koondislast on siin võib-olla Sireli
tänasest tasemest natuke üle. Noh, see ongi normaalne, sest Sirel ju üldse praktiliselt ei treeni, ta tuli nädal enne võistlust, ilmus uuesti välja. Aga siiski 2 medalit sellelt Eesti meistrivõistluselt. Väga tubli. Et Marinaga nad on veel kullaheitluses samamoodi. Ja, see on kullaheitluses on neil kindlasti, nad on kinni, sest Marina segapaaris on väga tugev, et ta mängib kohe mehe eest, et Marina segapaari partnerina on väga hea. Ja Libene eksib siin. Lušini palli, tuttav pall, aga tundub, et... Pall, aga paaris mängus jah, liikumine on natuke teine ja ei ole nii kerge. Ja siin oli suurepärane punkt ja 9-3 juhivad Vainula Lušin nüüd. Ja siin paistab, et see sett on enam järgi tulla on raske, et see asetus siiski neile eriti sobi. Ja Vainula Lušin mängivad taktikaliselt üpris õieti praegu. Mis sa arvad, mis väljavaated üldse Lušinil üksikmängus võivad olla? Et Aleksandri Smirnovi vastu siis tundub, et on veel võib-olla natuke vara või ei ole? No siin võistlustel on ta juba näidanud, et ta on teda võitnud, et nüüd on see, aga samamoodi oli ka Toomas Libene on Vallot Vainolat võitnud. Siin ei olnud ta praktiliselt üldse võimalust. Nii et Eesti meistrivõistlused on ikka selline võistlus, kus kõik tahavad ikka võtta maksimumi ja suhtuvad väga tõsiselt. Seepärast ei tea, kuidas Smirnov ja Lušin omavahel nüüd mängivad. Ja, 10-6 ja veel on 4 settpalli alles Lušinil ja Vainulal. Vainula läheb servima. Ja mida sellises olukorras nagu ütleme paarismängus tuleb teha, et kas tuleb kinda peale nüüd see 4 punkti hoida või tuleb proovida pigem ise? Noh, siin nüüd oleneb, mis pall tuleb ja väga keeruline ja vastased ka kordamööda ju löövad, et siin peab ikka vastavalt pallile tegutsema. Praegu läks lükke või kuidas öelda, lükke läks üle laua, et võib-olla, et oleks pidanud seda tegema, aga midagi vindiga arvestas valesti ja oligi läinud. Mis sa arvad, mida Jaan Härms praegu Libenele ja Sirelile seal öelda võib? Ei tea, seda sa võid ta käest pärast küsida, aga mida sina ütleksid? Noh, mina nagu näha oli, et selle peale Lušini palli topsi ei ole vaja väga teravalt mängida, et oleks vaja võib-olla mitte nii riski peale, et kindla peale ja siis vaadata uuesti, et ega Vallotil on ka raske ju sealt midagi teravalt tõmmata ja jõuda õigel ajal asendisse, et palli võiks natuke rohkem ikkagi mängus hoida. Mulle tundus ka, et Valloti olid nagu eksimused natukene kergemad tulema võib-olla paarismängus kui Lušin näiteks võrreldes Lušiniga, et Lušin on ikkagi kaitsemängina suhteliselt kindel praegu, et hoiab palli ilusti laual ja... Aga see ongi nende stiilide erinevus, et ründemängija ikka eksib rohkem, kaitsemängija mängib ju enamuses ründemängija vigadele, et kuigi tänapäeval jah, kaitsemängijad vahel ei saa arugi, on ta kaitsemängija või ründemängija, et valdavad rünnakut superhästi, aga Lušinil on sinna veel pikk maa. Puhta kaitsemänguga ei jõua ta kuhugi, kui ta omale seab suuremaid eesmärke. Ja vaatame nüüd eelmine kord oli selle asetusega Libene ja Sirel oli päris kindel seti võit, et vaatame, kas suudavad korrata. Ja nüüd tuli raske pall. Vainula ei suutnud päästa seda. Nüüd on väga taktikaline tundub mäng kuidagi, et hästi lühikeselt mõlemad lükkavad ja siis otsivad seda võimalust. Nii ta on praegu tundub jah, et see asetus nagu on neil parem. Lušin läks riski peale. Jah, ta vahel muidugi üks peab ka. Vastane ei ootab kogu aeg seda kerget topsi talt, aga nüüd läks riskile, kahjuks eksis. No Andrei ka praegu tahtis teravalt tõmmata, aga Lušini vint oli liiga kõva, arvestas valesti.
tundus, et Lušin mängib väga harva paarismängu ajal selle Kärna poolega, et ta proovis rohkem läbi lõigata, et Vainula kunagi kommenteeris, et Lušin on selles mõttes ebastandardne mängija, et kui tavaliselt kaitsemängijad nagu Kärnaga annavad kõva altvindi nagu vastasele, siis Lušinil on just eestkäe see lõige on nagu see tugevama altvindiga. Kas sellepärast siis Lušin proovib nagu üle laua eestkäega? No üle laua eestkäega ikkagi põhiliselt sellepärast, et siis jääb kõva allavind sisse ja siis kas siis vastavalt Sirel või Libene nad ei saa teravalt seda järgmist topsi tõmmata. Muidu tuleb kohe terav tops ja Vallotil on väga raske seda kätte saada. Nüüd nägime Lušini ründaja oskust jälle. Jah, ega ründama peab, aga ka ründab ikkagi vähe. Paaris ei ole võib-olla vaja. Üksikus vaatame, mis ta üksikus teeb. Ja teine üksikmängu poolfinaal on siis Manturov ja Vainula. Et mis sa arvad, siin on ennegi väga põnevaks läinud need Manturov ja Vainula või? Ei, ma arvan, et siin ei ole Sergeile erilist võimalust, sest ta praegu ei ole enam paremas hoos. Aastaid ka ikka üle 50 juba. Oleks natuke imelik, kui ta saaks talle vastu. Ma arvan, et need aastad, kui ta talle vastu sai siin, need aastad on möödasid. Ja millal me siis näeme Eesti paari veteranide maailmameistriks tulemas? Vainula või Manturov ja Lindmäe äkki? Jaa, aga meil on need paarid ammu välja kujunenud ja meil on omad paarismängupartnerid, mina mängin kogu aeg ukrainlasega ja me jääme nii ka edasi mängima ja temal on Sergei Lešev, nii et need paarid on omavahel juba nii hästi tuntud ja sisse mängitud, et neid ei ole mõtet lõhkuda. Kumb siis peale jääb, teie või Manturov nendes heitlustes tavaliselt? Ei, me ei ole ausalt ühtegi korda kokku saanud, nii et jah, sest neid mängeid on nii palju, et loositabelis me ei ole ja nemad on varem alati ära kaotanud, et meie oleme nii Euroopa kui maailmameistrid ja nemad on ka olnud maailmameistrid, nii et aga omavahel me kohtunud ei ole. Okei, võib-olla siis järgmisel enne? Jah, võib küll olla, aga siis ma lähen juba järgmisse vanuseklassi, ma arvan, me enam ei kohtu. Nii, ja 8-4 seisult siis Libene läheb. 8-4 praegu siin võib täiesti minna, tundub, et lähebki otsustavasse setti. Ja Lušin valmis, jah. Nüüd mängisid taktikaliselt väga õieti, et Libene mängib õieti, lihtsalt blokib, ei mängi riski peal ja see annab võimaluse Sirelil kohe Vainula peale rünnata, mis praegu näitaski, et tõi punkti. See on taktikaliselt õieti mängitud punkt praegu. Ja Sirel teeb lihtsa vea. Lušini servi variatsioon on ka päris suur, et tundub, et see on nagu paljudele ka ebamugavuseks, et väga palju vahetab vinti ja erinevad servi lüübid. Ma ütleks võib-olla, et üksikmängus mina ei ole taga mänginud, aga paarismängus küll teatavasti ei saa kõiki serve teha, sest sa pead servima ühelt poolt, kindlalt poolt. Paljud servid kaovad paarismängus üldse ära. Ja nüüd, mis me poolfinaalis tema vastu mängisime, olid tal üpris lihtsad need servid. Aga üksikmängus kindlasti on tal palju raskem. Sai hästi lõigatud. See oli kõva vint, jah. Aga seda oli täiesti tõmmatav, peale tõmmatav, eksis. See on taktikaliselt õige. Päästis oma eelmise vea ja see sul ongi 2-2. Näis nüüd, kuidas need uut asetust. Nüüd peab ju samamoodi Sirel. Kui nad tahavad võita, siis peab Sirel samamoodi tegema. Tal ei ole vaja Lušini topsi tõmmata, et ta peab neid blokkima lihtsalt. Ja see annab võimaluse kohe Libesel ju jätkata topsiga. Ja arvatavasti on Libenel isegi võib-olla kergem Lušini palle tõmmata, sest trennis kogu aeg koos on mängitud ja jah, kindlasti, see on ka kindlasti see, aga jah, kindlasti see mängib oma rolli ka. Ja nüüd olen kõige rohkem sellest esimesed 5 punkti nüüd selles asendis, nüüd mängivad
Libene ja Sirel, et kas nad nüüd muudavad seda taktikat samalaadseks, mis oli eelmine asetus. Kui siis on neil võimalus. Muidu ma arvan, et Lušin, Vainula lähevad siin 5 punktini ette. Jah, ta praegu on tundunud nii, et mõlemale poolele sobib üks asetus ja on nagu väga ühepoolsed setid olnud, et vaatame, kas läheb natukene võrdsemaks või selgub asi juba esimese 5 punktiga. Vainula servimas. Nüüd riskis ja tõmbas peale, aga riivas lauda, nii et said punkti küll omal, aga vaatame, kuidas nad edasi mängivad. Riskis nüüd. Sellised hoidis natuke tagasi ikkagi, et täie jõuga ei läinud tõmbama. No ta tõmbas ikka päris kiiresti praegu, et oleks võinud olla punkti tõi, nii et järelikult tegi õieti, aga oleks võinud ka taktikaliselt tasakesi teha. 3-0 on läinud juhtumine. Muutused olemas. Ärms suutis midagi neile seal selgeks teha, sellepärast et see on just see asetus, mis Libenele ja Sirelile muidu ei sobinud. Eks. Praegu on neil need topsid peale läinud, et esimestes settides nad eksisid selle. Nüüd on 2 sellist tugevat topsi peale läinud ja need tõid kohe punkti ja hoopis 3-0 on nad saanud ette. Mis mind Lušini juures on siiamaani hämmastanud on see, et ta nagu mängib ka seti lõppudes igat punkti nii, nagu need oleksid täiesti tavalised punktid. Et eile oli näiteks üks olukord, kus ta Laanega matšpalli võitis ja läks nagu servima uuesti, et ta ei märganudki, et ta on juba kohtumisi võitnud, et Laane läks juba kätt suruma. Et tundub, et ta on nii mängus sees ja kuidagi ei keskendu üldse sellele, mis seis on. Et ta mängib igat punkti nagu see oleks et see tavaline punkt on, et see selline väga kõva närviga nagu mäng, et see sellise vanuse kohta on nagu tundub väga erakordne. Ta võiks küll, ainus meie lootus, kes võiks hakata ka Euroopa tasemel mängima, aga kahjuks ei ole ta suutnud siiski oma treeningkoormusi sellele tasemele viia ja raske uskuda, et ta sinna jõuab. Kui ta ei muuda praegu. Kus mängida ainult 2 tundi päevas tänapäeval, sellega ei jõua mitte kuhugi, ainult Eesti tippu, kui praegu me näemegi, et Narva tüdrukud juba, kes meil olid ka Euroopa noorte paremikus varem, et nemad on juba leppinud sellega, et on Eesti tipus ja nad ei trügigi kaugemale. Kuuldavasti Lušin ikka nii kergelt ei taha sellega leppida. Jah, ta ei taha, aga ta ei ole kahjuks suutnud praegu oma treeningkoormusi tõsta vajalikule tasemele. Praegu 2 tundi päevas ei harjuta Euroopas mitte keegi, 4-5 tundi päevas. Siis võib ta jõuda kuhugi. Loodame, et ta saab oma õppimisasjad nii sätitud, et ta saab oma koormust tõsta vajalikule tasemele. 4-2. Praegu on 4-2, jah, juba on. Libene servimas. Libene väga palju tagant käega servib. See on paaris mängus. Märganud seda enne. Vasaku käelne servib tagant käega parem. See on, ma arvan, paaris mängus, nii et üksikmängust ei tee seda, aga tal on eest ka serv ka. Praegu servib eest ka. Nii. Siin kasutasid väga hästi võimalus ära ja ongi 5-3 edu, mida me ei suutnud üldse ennustada. Jah, no praegu nad on 2 õnnestunud rünnakut, mis siin seti alguses oli ja nüüd on 5-3 hoopis nemad ette saanud selles nii-öelda kehvemas seisus. Võiks arvata, et nendel on nüüd natukene nagu eelis selles teises pooles. Aga võib-olla läheb ka kõik vastupidi, et vaatame, see on lauatennis, pall on ümmargune. Loodame, et on ikka ümmargune, et võib-olla on mõned muud sees juba. Lušin deformeerib seda palli seal oma vindiga äkki.
sealt tunti omale see kõvavint oli peal ja minu arust Andrei siit kaugelt vaadates läks seda praegu lööma, aga tops sellisele oleks olnud muidugi õige. 4-5. Vainula veel kiilelt korrigeerib mingit taktikat seal. Nüüd sai lõpuks Valvet tehtud ühe terava topsi, et praktiliselt siiamaani ei ole ta suutnud, et vastased ei ole talle seda võimalust andnud. Ja ongi 5-5. Otsustav sett ja... Kõik algab otsast peale. Valveti suurepärane tõrje praegu, et see oli nii terav topp. See on see, miks Valvet on Eesti tipus praegu, et jõuab eestkäega seda lauda katta. Vaatame. Jah, tagantkäsi on ta nõrk koht, aga eestkäega ta korvab kõik seal. Ta mängis väga kavalalt või targalt, ütleme siis Libeni, et ei läinud teravalt seda ebamäärast palli tõmbama, vaid mängis kindlalt laua peale. Ja see oli ootamatu Lušinile. Tegelikult kerge pall, selle ta oleks pidanud kätte saama, aga ta ei oodanud seda. Tundub jah, et nagu paaris mängus ikka, siis otsustavas setis ei loe enam midagi see, et kumb pool kellele parem on, et nüüd on juba selline vaimse psühholoogiline kõik pinge, kuidas sa oled, kui pinges sa oled siin, sellest loeb praegu lõpus väga palju. Nüüd Lušin eksis rünnakul. Ja kui just rääkisime, et Lušin on psühholoogiliselt tugev mängija, siis vaatame, kas peab vastu. Ükskõik kumb paar nüüd võidab, igal juhul uued Eesti meistrid selguvad kohe. Varem ei ole kumbki paar. Vist ei ole isegi koos mänginud, jah. Et Smirnov vastas just saalis sisse, nii et näeb veel ära. Pärast võid küsida ta käest, et kas ta käis Saksamaal või ei käinud. Mul on andnud, et ta ei käinud. Tundub jah, et Libene on Lušini mänguga niivõrd tuttav, et oskab jätta neid palle piisavalt ebamugavalt. Viimasel karikaetapil, Balteka-etapil Spartas Libene võitis 2 korda ühe turniiri jooksul Lušinit. Esimene mäng oli päris kindlalt ja siis pärast miinusringis oli päris põnev mäng seal, 3-2. Jah, aga siin peab jällegi arvestama, mis on Balteka-etapp ja mis on Eesti meistri. Keskendumine on siin hoopis teine. Nagu näeme ka praegu Sireli näost, et keskendumine on tõepoolest teine. Jah, Baltekol ta ei tee võib-olla teist häältki. Siin on aga pinge väga suur praegu. Väga dramaatiline punkt, aga Vainula Lušin saavad selle siiski kätte ja 8-9 servib Vainula. Ja siin on nüüd võimalused muidugi mõlemad. Kuidas on, kas paarismängus oleneb väga palju sellest, kes 9-9 pealt servida saab, et üksikmängus on see kindlasti tähtis, aga... Kindlasti see on milline asetus kohe tekib, kindlasti see on, et mõned asetused on ju paremad, servimisel ka, üks partner servib, teine võtab vastu, kõik oleneb sellest, milline asetus on, kindlasti loeb siin sellest palju. Nüüd servib Libene siis Lušinile, jah? Et võib öelda, et kõik on Sireli 3. rünnaku kätes nii-öelda. Vaatame, mis otsuse nad nüüd teevad. Sirel eksis ja matšpall. Esimene matšpall. Ja Lušinil on võimalik tulla esimest korda elus üleüldse lauatennis Eesti meistriks, et... Ja, Lušin ei ole siin vist nendest ainsana olnud. Sirel tõmbas ära, et liiga lihtsa palli andis. Lušin läks nuppudega praegu lõikama ja siis vinti peale ei jää, siis on lihtne seda ära tõmmata. See ongi põhjus, miks ta paaris
väga tihti lõikab siledaga, et mitte ülespidi vinti peale jätta. Aga võib-olla Vainula just seda talle võib-olla nad lõpus nüüd tahtsid, et nii eksitada, aga Sirel ei eksinud. Raske pall praegu toodi ära. Nii et Vallet on ka kaugelt praegu väga õnnestunult mänginud lauast eemal. Aga eks vastased ajavadki nad eemale, aga tal ei ole võimalust seal laua juures tõmmata. Nüüd siis Sirel servil ja Vainula. Superpunkt praegu oli mõlemad riskisid päris palju. Õnnestunud. Ja selline punkt veel mängida. Väga ilus punkt praegu oli. Aga Reketiga kas juhtus midagi? Ja tundub, et tõi ka naeratuse publiku näole see punkt. Reket on okei, nii. Ai, tuligi, läkski katki. Reketi vars kukkus ära, nii et ta peab nüüd teibiga selle nähtavasti kinni panema. Ja viimasel pallil vist puudutas põrandat. Ja Reket kukkus tal vist käest ära ja siis see vars tuli liimist lahti ja nüüd on vaja ta. Nüüd näeme siis esimest korda Eesti meistrivõistlustel lauatennise Narva hooldemeeskonda töös. Jah, Vladimir Ketško. Ei tea, mis ilmamääret Ketško kasutab täna. Näis, mis... Sellel hetkel võib vist öelda, et kui nemad seal Reketit parandavad, siis Libene ja Sirel saavad järgmisesse punkti sisse juba elada ja võib-olla kontsentreeruda. Ikkagi ka see ootamine siin sellises seisus kuigi hea ei ole, et parem oleks ikka võimalikult kiiresti ära mängida, aga eks lõpp näitab, kellele see nüüd kasuks tuli. Igatahes lisab see meie esimesse meeste finaali natukene põnevust jälle juurde ja tundub, et kõik on korras. Aga jah, eks on natukene tunnetust võib-olla ära võtab, kui pole harjunud selle kindlasti on mängida, raske üksikmängus seda. Üksikmängus võib-olla jõuab veel liimida ta tagasi. Nii, ja Vainula servib siis Libene. Sirelilt praegu liiga kerge pall oli ka Luutsini poolt ette antud. Ja Sirelil on võimalus siis matšpalliga Eesti meistrivõistluste tiitel topsiks tõmmata. Ja see päästis neid, said päris kerge punkti praegu, Vainula ja Luušin. 12-12. Ja Luušin servimas. Ja rünnakuga punkti. Nii et teine matšpall vist või? Jah, teine matšpall Luušinil ja Vainulal.
väga napilt laual. Lušin eksis üpris lihtsa palliga. Kopsida ta nagu sai ilusti peale, aga lihtne lõige, mis sellega nüüd eksis. See oli liiga lihtne viga praegu kaitsemängija poolt. Ja 13-13. Jälle teine lihtne viga Lušini. Nuppudega läks jälle lõikama. Vist ikka musta poolega oleks pidanud. Praegu oleks isegi peale läinud, siis oleks sealt tulnud kindlasti terav tops, sest vinti seal tugevat peale ei ole. Näitab Sirel, mis servi ta soovib Libenelt ja riiva. Ja nüüd on vaidlusalune pall, meie siit kaugelt ei näe seda. Lauale ta kindlasti pihta läks, aga nüüd käib vaidlus, aga ikkagi antakse punkt Vainula Lušinile. ja Viljar Kasemaa saab tõenäoliselt kuluaarides nüüd mõlemalt poolt kommentaare. Ja. Siit oli raske näha, kuidas see pall riivas, aga eks tema oli seal lähemal. Väga raske palli tõi Liben ära, väga raske palli ja Andrei Sirelil ei olnudki muud kui lihtsalt see ära tõmmata. Superrünnak ja ma ei tea, kas Toomas Liben on ka esimene meistritiitel või on ta tulnud varem? Väga võimalik, peab selle üle kontrollima. Igatahes Toomas Liben ja Andrei Sirel võistlesid 16-14 otsustavad setis Lušin Vainula. Ja Lušinil jääb veel Eesti meistritiitel saamata, kuid vist segapaaris mängus on nad Petrovaga veel konkurentsis. Aga suur tänu Rein Lindmäe ja kohtumise järgmises reportaažis.